Liivi kohe tuleb, liitub. ahah, no ma vaatan teda. Ahah. Ma jagan oma ekraani. Ja tänane teema on meil sinusfunktsioon ja kosinusfunktsioon. Alustame me sinusfunktsiooniga ja kosinusfunktsioon tuleb sarnane väga. Et kui saate aru seda sinusfunktsiooni graafikud ja ülesanded, mis me teeme, siis tegelikult kosinusega on väga täpselt. Sinusfunktsioon, see on siis funktsioon y võrdub sinus x, nagu meil siin kirjutatud. Ja nagu iga funktsioon, see on sõltuvus, kus y sõltub x-ist. X-i jaoks me võime ükskõik mis arv võtta x-i asemel ja saame arvutada y. X-i jaoks meil piirangud pole. Tavaliselt me joonistasime teiega graafikut nii, et me võtsime x-id peast ja arvutasime iga x-i jaoks y-ku väärtuse. Nüüd me teeme ligikaudu samamoodi. Ainukene asi, et ma pakun x-id, need, mis ma tean, et tuleb pärast mugav nendega arvutada saab. Kõigepealt koostame tabeli. Ja tabel tuleb selline pikk kaherealine. Kaherealine. X-i väärtused ma praegu pakun. Me võtame need, aga y-i väärtus, iga x-i väärtuse jaoks me arvutame. Esimene väärtus, mis me võtame, on 0. Pärast võtame pi jagatud 6-ga. Pi on, see tähendab, et meil võetud väärtus radiaanides. Need radiaanid meil oli eelmine kord. Pi jagatud 3-ga võtame, pi jagatud 2-ga. Pi. 3 pi jagatud 2-ga. Ma lihtsalt tean, et need punktid annavad meil väga palju infot ja me saame graafik joonistada. 2 pi, 5 pi jagatud 2-ga, 3 pi. Siin mahub vist. Ja samasugused võtame miinusmärgiga. Miinus pi jagatud 6-ga, miinus pi jagatud 3-ga, miinus pi jagatud 2-ga, miinus pi, miinus 3 pi jagatud 2-ga, miinus 2 pi, miinus 5 pi jagatud 2-ga ja miinus 3 pi. Nüüd on vaja iga x-i jaoks arvutada y. Y arvutame nii, võtame sinus, y võrdub sinus ju, siin on näha, jah? Ja x-i asemel iga kord paneme väärtus. Alguses 0, pärast pi jagatud 6-ga, pi jagatud 3-ga järgmine kord ja nii edasi. Kõigepealt siis sinus 0. Sinus 0 on 0. Seda me saame kalkulaatoriga arvutada ja kalkulaatoris kindlasti kontrollige, kas teil on radiaanid sees, et režiim on raad. Ja kas te võite ka kasutada, kui kalkulaatoris on nupp pi, ja see tegelikult peaks seal olema, siis võite arvutada selles režiimis raad iga väärtuse jaoks y. Kui keegi ei oska, ma võin näidata, aga ma usun, et te oskate, et kuna eelmine kord meil oli selline teema ja siis igaüks katsutas oma kalkulaatori. Sinus pi jagatud 6-ga. On vist 0,5. Ja nii edasi ja nii edasi. Ma enam ei kirjuta need. Iga kord paneme x asemel väärtustabelist ja arvutame y. Ma ise ka arvutan mõned väärtused siin.
siis nii kiiresti ei lähe. Ligikaudu 0,87. Kui x asemel võtame pi jagatud 2, siis y väärtus tuleb 1. Pi väärtus sinus pi on 0. 3 pi jagatud 2 sinus pi on -1. Või sinus 3 pi jagatud 2 on -1. 2 pi on 0. Sinus 5 pi jagatud 2 on 1. Ja 3 pi on jälle 0. Ja kui me hakkame samasugused miinusega arvutama, siis me leiame, et tulevad samasugused vastused nagu siin, ainult miinustega. Siis ma need eraldi ei arvuta, lihtsalt panen sellised, mis mul juba arvutatud on. Nüüd tabel on meil tehtud. Hakkame punktid panema. Iga tabeli virk on üks punkt. Ja kõigepealt me peame panema ühikud x-telje peale ja y-telje peale. X-telje peale teeme niimoodi. Kui te ühikust praegu teete, ma ei tea, kas te teete, siis pange 0-st 6 ruutu pi. Et 0-st, kui te võtate 6 ruutu, seal peab olema pi. Siis pi jagatud 2 on täpselt pool 3 ruutu. Pi jagatud 6, kuna pi on 6 ruutu, siis me jagame seda 6, 6 jagame 6, on 1 ruut. Ja pi jagatud 3 on 2 ruutu. 3 pi jagatud 2. 3 pi jagatud 2 peab olema 9 ruutu. Seda saab lihtne leida, kui te panete pi asemel. Võtate siin näiteks pi ja panete siin, on väike selline nagu 3 korda 6, pi asemel panete need 6 ruutu, 3 korda 6 jagatud 2 on 9, 9 ruutu. Seda saab kasutada nii. Järgmine. 2 pi tuleb siin, see on 12 ruutu, kuna pi on 6 ruutu, siis 2 pi on 12 ruutu. Edasi 5 pi jagatud 2. Pi asemel paneme 6, 5 korda 6 on 30, jagame 2 on 15 ruutu. Väikesed ei taha. Veidi kirjutame. Ja lisame veel 3 ruutu, seal tuleb 3 pi. Ja samamoodi teisel pool. 3 ruutu vasakule, see on miinus pi jagatud 2. 6 ruutu vasakule miinus pi. Siin tuleb miinus pi jagatud 6 ja siin on miinus pi jagatud 3. Siin tuleb miinus 9 ruutu vasakule poole. Miinus 3 pi jagatud 2. Siin on miinus 2 pi. Siin on miinus 5 pi jagatud 2 ja siin on miinus 3 pi. Paneme nüüd kõik need punktid. Mis meil on? Mina valin selle jaoks näiteks rohelise värvi. 0, 0. See punkt tuleb siin. Pi jagatud 6 ja 0,5. Y-telje peale samamoodi üks ühik on 2 ruutu. Miks samamoodi? Sest et vaadake, pi on ligikaudu 3,14. Siin me veel võtsime ligikaudu, võtsime 3. Pi on 3 ühiku, kuna me võtsime 6 ruutu, siis üks ühik on 2 ruutu, jah? Miinus 1 on siin. Okei. Pi
pi jagatud 6 ja 0,5, see on siin. Pi jagatud 3 ja 0,87, see on umbes siin. Pi jagatud 2 ja 1 siin. Edasi nii tihedalt ei lähe, aga ligikaudu me juba saame aru, kuidas liigub graafik. Pi ja 0 on siin, 3 pi jagatud 2 ja -1 on siin, 2 pi ja 0 on siin, 5 pi jagatud 2 ja 1 on siin, 3 pi ja 0. Siinpool on tehtud, aga see ei tähenda, et x-telje peale punktid lõppisid, ja? Me lihtsalt võtsime nii palju. Tegelikult me võime võtta ka 4 pi ja 5 pi ja nii edasi. Negatiivses suunas nüüd. Miinus pi jagatud 6 ja -0,5, see punkt on siin. Miinus pi jagatud 3 ja -0,87 on umbes siin. Ja miinus pi jagatud 2 ja -1 on siin. Miinus pi 0, miinus 3 pi jagatud 2 on 1, miinus 2 pi on 0, miinus 5 pi jagatud 2 on -1 ja 3 pi on 0. Punktid on pandud. Proovime need nüüd ühendada. Sinusfunktsiooni graafik on selline siilejoon, siin nurgad ei tule. Siin on sellised kõverad. Ilusad lained. Vot nii. See on siis sinusfunktsiooni graafik. Ja see muidugi miinus lõpmatustest kestab kuni lõpmatuseni. Augud pole, see on selline pidev ilus joon. Ja kas te märkasite, ma sellest rääkisin ka, et pi jagatud 6 0,5, aga kui me võtame miinus pi jagatud 6, siis tuleb miinus 0,5. Tegelikult see on sinuse jaoks selline seos. Selline valem võib kirjutada ka, et sinus miinus x on sama suur nagu miinus sinus x. See miinus nagu tuleb ette. Selline seos sinuse jaoks olemas. Kui siin küsimusi pole või on, ei ole. Vist ei ole. Siis järgmine leht. Siin on sama graafik, ja, aga ma võtsin seda juba internetist, see on ilusam natukene. Ja see joon, mis me praegu teiega joonistasime ja siin on kajastatud ka, see on, selle joone nimetus on sinusoid. Nagu meil oli ruutfunktsiooni graafik parabool, selle joone nimetus on selline, siis selle joone nimetus on sinusoid. Ja see joon, tegelikult, kui me võtame üks tükk, siis see tükk kogu aeg kordab. Ja see tükk on selline 0 kuni 2 pi. Edasi läheb samasugune tükk. Ja veel edasi ja enne seda ka oli selline laine üleste, laine alla. See tähendab, et see funktsioon on perioodiline ja selle funktsiooni periood on 2 pi. See on perioodiline funktsioon ja kordub iga 2 pi. Nüüd proovime ülesanded teha. Kõige esimene ülesanne. Ma unustasin üks asi veel öelda siin. Et kes mäletab, mis meil oli funktsiooni nullkohad? Kuna siin kõikidel kinni mikrofonid, siis ma ütlen ise, et need kohad, kus graafik lõikab x-telg, need nimetatakse funktsiooni nullkohtadeks. Kui me vaatame meie graafik, siis me näeme, et lõikab siin, siin ja siin ja siin.
ja tegelikult need ei ole kõik, ja kui me vaatame see terve. Need on miinus lõpmatusest lõpmatuseni, need on väga palju. Aga kui me vaatame mingisugusest vahemikust seda, siis need on piiratud koguses. Vot selline ülesanne on meil just järgmine. Et on vaja siinusfunktsiooni nullkohad leida, kui on antud konkreetne piirkond. Me teeme siin esimene, me teeme teine. Me teeme 6 ja 8. Esimene. On antud vahemik. X kuulub 0 kraadist kuni 450 kraadi. Meil on siin kraadides, aga graafik, mis mul siin joonistatud, ja internetis ma võtsin tegelikult, ja siin on X telje peale kõik nurgad antud radiaanides. Vaadake, pi jagatud 2 ja nii edasi. See tähendab, et me peame seda 450 kraadi ja 0 kraadi esitada radiaanides. No 0 kraadi, see on selge, et see on 0 radiaan. Aga kuidas me 450 kraadi esitame radiaanides, see oli meie eelmine teema, et 450 kraadi, see on siis X radiaan ja selline seos oli meil, et 180 kraadi, see on pi radiaan. Sellest me leiame, et X võrdub 450 korda pi jagatud 180. Kui me 450 ja 180 taandame, siis me saame, mis me saame siin? Kõigepealt 5, me võime siin 90 jagada. Kui me 450 jagame 90, saame 5 ja 180 jagame 90, see on 2. Siis see vahemik, mis meil oli antud alguses kraadides, me esitame nüüd radiaanides ja see on siis 0 kuni 5 pi jagatud 2. Vot selles vahemikus on meil vaja leida 0 kohad. Mina tõmban siin sinisega see vahemik 0 kuni 5 pi jagatud 2. Millised 0 kohad me siin näeme? Pi ja 2 pi. Tegelikult siin on ka nagu 0 koht, aga kuna siin on ümmargune sulg, see tähendab, et see 0 ei kuulu sisse. See 0 on välja arvatud, ei ole kaasa arvatud. Siis vastuseks on 0 kohad tähistatakse niimoodi ja looks sulgudes, kuna me kirjutame siin konkreetsed väärtused. Meil on pi ja 2 pi. 2 0 kohta siin. Teine. Siin on radiaanides vahemik antud -3 pi jagatud 2 kuni 2 pi. Kuna siin on juba radiaanides, siin ei ole vaja midagi teistmoodi kirjutada, ma kohe panen seda vahemik punasega nüüd, -3 pi jagatud 2 ja 2 pi. Millised 0 kohad on siin? Kuna siin on jällegi ümmargused sulud, siis need otsad ei ole kaasa arvatud. No siin ei ole 0 kohta ja siin ei ole. Aga siin on nagu olemas, aga seda me vastuse sisse ei pane. 0 koht tuleb punane selline ja selline kokku 3 tükki. 0 kohad. Miinus pi, 0 ja pi. See on siis vastus. 6. Siin on ka radiaanides antud vahemik, seda ma teen nüüd rohelisega. Vahemik on selline,
et miinus 0,5 pi. 0,5 pi, see on sama nagu miinus pi jagatud 2-ga. Ja kuni 3 pi. Ja kõik nullkohad, kaasa arvatud need otsad, mis on antud, need lähevad vastuse sisse. Et see on roheline, see on roheline, see on. Ja siin ka, kuna siin on kandiline sulg. Vastus. Nullkohad on järgmised siis. 0, pi, 2 pi, 3 pi. Vot nii palju, 4 tükki. Kaheksas. Nüüd on vahemik antud niimoodi, et x on suurem võrdne kui 0 ja väiksem kui 3 pi. Saab seda esitada ka samasugusel kujul, nagu see 6. olnud ja teises ja esimeses ka. Et x kuulub, alguses tuleb kandiline sulg, kuna siin on suurem võrdne kui 0 ja teine sulg on siis ümmargune, kuna siin on lihtsalt väiksem. Mul jäi viimane värv, kollane, 0 kuni 3 pi. Kuna 0 on kaasa arvatud, seal on kandiline sulg, siis ma seda panen siin ringi, siin panen ringi, aga 3 pi ei sobi, kuna seal on ümmargune sulg. X kuulub või võrdub, mitte kuulub. Võrdub loogsulgudes 0, pi, 2 pi. Rohkem ei ole siin, 3 pi ei kuulu sisse. Selle ülesannega on kõik. Järgmine ülesanne. Nüüd on vaja kasutada graafik ja leida, millise märgiga on järgmised siinused. Siit me teeme esimene. Kolmas. 4. Üheksas. No 6 ka, vaata. Esimene. Ainult märk vaja määrata, kasutades graafik. Kuidas me seda teeme? Meil on vaja aru saada, kus asub vot see väärtus 1,2 pi x telje peale. 1,2 pi. Pi asub meil siin, jah? Ja 1,2 pi siis kuskil lähedal siin umbes. Meil ei ole vaja väga täpselt siin. Me võime ka umbes kirjutada. Ja kui me vaatame sel kohal, kus asub graafikupunkt, siis see asub all. See tähendab, et siin on miinus. Siinus 1,2 pi tuleb miinusmärgiga. Seda saab kalkulaatoriga ka kontrollida. Järgmine. Siinus 0,5 pi. 0,5 pi asub siin. Siinuse väärtus on siin üleval. See tähendab, et siin tuleb pluss. Kui graafiku osa sel punktil asub üleval x telje suhtes, siis siinuse väärtus on pluss. Kui all, siis siinuse väärtus on miinus. See ei olnud teine, see oli 3, jah? Neljas.
Nüüd on meil kraadides, aga kraadid me peame kõigepealt esitama radiaanides. Kõige lihtsamini esitada niimoodi. Lisame pi üleval ja 180 kraadit alla. Siin me võime 60-ga jagada. 60-ga kui jagame, siis tuleb 5 pi jagatud 3-ga. Kuidas aru saada, kus asub see väärtus? Pi asemel me võime panna 6 ruutude arv, ja? 5 korda 6 jagatud 3-ga, see on 10 ruutu. 10 ruutu, see oli 9, võt 10 ruutu on umbes siin. See on siis 5 pi jagatud 3-ga. Funktsioon on seal all. See tähendab, et selle funktsiooni märk on miinus sel kohal. Teeme alguses 9, pärast 6. 9. Nüüd on meil miinus 300 kraadi. Esimesel lehel ma panin teile valemi, et sinus miinus x on sama suur nagu miinus sinus x. Kasutame seda omadus, miinus tuleb ette, miinus sinus 300 kraadi, kuna sinus 300 kraadi oli negatiivne miinusmärgiga, siis see tuleb vastupidi, positiivne plussmärgiga. Järgmine 6. 3 pi jagatud 5-ga. Mitu ruutu see väärtus 3 pi jagatud 5-ga, kuhu me seda paneme? Samasugune meetod. 3 korda 6 jagatud 5-ga. 18 jagatud 5-ga ligikaudu. 3,7 äkki ruutu. 3,7 ruutu. See tähendab, et see peaks olema umbes siin. See on siis 3 pi jagatud 5-ga. Ja sinusfunktsiooni väärtus on sel kohal üleval. See tähendab, et siin on pluss. Vot selline huvitav ülesanne. Teeme järgmine. Sinusega on meil 2 ülesandit, see ja veel 1. Ja pärast tuleb kosinus ja ülesanded on samad. Siin on vaja otsustada graafiku põhjal, kumb on suurem. Ja on antud 2 sinust väärtust. Sinuse väärtust. Teeme siin esimene. Teeme siin 3 ja teeme siin 5. Kõigepealt esimene. Rohelist värvi. Määrame, kus asub 1,2 pi x-telje peale. 1,2 pi meil mingi selline oli juba umbes siin. Siis selle väärtuse y ehk sinus asub siin. Vot see mul roheline teine punkt. Nüüd vaatame, kus asub 2,5 pi. 2,5 pi, see on täpselt siin. Ja selle sinus on siin. Suurem on see, mis on kõrgem. Ehk see on suurem praegu. Kirjutame nii vastus. Sinus 1,2 pi on väiksem kui sinus 2,5 pi. Ehk sinus 2,5 pi on suurem, kuna see asub graafiku peal kõrgemal kohal. 3.
Meil on nüüd väärtused. 2 ja 1 pi, 2,1 pi. 2,1 pi asub umbes siin. See on natukene suurem kui 2 pi, jah? Ja 7 pi jagatud 5, kus asub see? Me peame siin kindlasti kirjutama, mitu ruutu see võtab. Pi asemel paneme 6 ruutu. Kaheksa koma 4, no umbes. 8,4 ruutu, 8,4, võt see on juba 9, siis see on umbes siin. Selle x-i funktsiooni väärtus asub siin all ja selle funktsiooni väärtus on siis üleval. Siis võib kirjutada, et see on suurem kui see teine. Miinus 2,1 pi suurem kui miinus 7 pi jagatud 5. Järgmine. Kõigepealt on vaja aru saada, kus asuvad need punktid. Võtan nüüd kollast värvi. Kus asub see x telje peal ja kus asub see. 4 korda 6 jagatud 5. See on siis 24 jagatud 5. Umbes 5 ruutu. Ja 5 korda 6 jagatud 4. 30 jagatud 4. 7,5 ruutu. Esimene väärtus. 5 ruutu. 5 ruutu on siin. Funktsiooni väärtus asub siin. Ja 5 pi jagatud 4, see on 7,5 ruutu. 7,5, see on umbes siin. See on selle, kui siinuse väärtus on madalam kui see esimene, siis võib nii panna. Et siinus 4 pi jagatud 5 on suurem kui siinus 5 pi jagatud 4. Kuna asub kõrgemal kohal. Jah? No ja viimane ülesanne. Siin me teeme ainult esimene. On vaja määrata graafiku järgi mõned x-i väärtused, mille korral sinus x võrdub 0,5. 0,5, see on selline joon, mis on horisontaalne ja lõikab y-telg punktist 0,5. Praegu seda joont ma joonistan. Siin on 0,5. Ja vot 0,5 on selline joon, mis on paralleelne x-teljega. Ja see joon, nagu te näete, lõikab meie graafik erinevates punktides, jah? Need ei ole 1 või 2, need on palju. Need, mis me näeme praegu 6 tükki, aga tegelikult see ei ole lõplik arv, jah? Meil on vaja nimetada mõned need punktid ja just nende x-i väärtused. See tähendab, et mis see punkt on, mis see punkt on, mis see on ja mis see on. No, kuna meil on vaja mõned, siis ma pakun, et me alguses leiame võt seda punkti. Praegu ma keeran seda, vaadake, selle punkti y-väärtus on 0,5, jah? On vaja x-i väärtus leida. Äkki me vaatame meie tabeli, mis me koostasime alguses ja leiame seal, milline y on 0,5 ja siis selle y-le vastab mingi x ja see on meie vastus. Kohe keeran sinna alguses esimese lehele.
Leiame siin tabelis y0,5, see on siin, x-i väärtus on pi jagatud 6-ga. See esimene. Vastus on pi jagatud 6-ga. Kui näiteks ma tahan veel leida midagi siin, näiteks C-punkt, C-punkt, see on siis 5 pi jagatud 6-ga, aga kõik on jagatud 6-ga kindlasti. Vot nii palju. Üks ruut enne seda piid, 5 ruutu kokku, 5 pi jagatud 6-ga. No sellega on kõik. Teeme nüüd kosinus. Sinusega on kõik. Kui tahate midagi küsida, tahate veel mingisugust punkti siin teha, valige ülesanne, meil oli 4 tükki kokku. Siis võite praegu seda teha. Tunni lõpus ka, kui aega jääb. Kosinusega on väga sarnane asi, et kõik me teeme samamoodi, et joonistame kõigepealt graafik. X-id võtame peast, aga põhimõtteliselt peast. Aga kui me lihtsalt suvaliselt X-id võtame, siis ei ole mugav pärast joonistada. X-id ma pakun, et kõik, mis meil oli sinuse jaoks võetud, me ei võta. Me võtame ainult tipud, ma tean, millised need tulevad. Me võtame 0, pi jagatud 2-ga, pi, 3 pi jagatud 2-ga, 2 pi, 5 pi jagatud 2-ga, 3 pi ja kõik samasugused miinusega. Miinus pi jagatud 2-ga, miinus pi, miinus 3 pi jagatud 2-ga, miinus 2 pi, miinus 5 pi jagatud 2-ga ja miinus 3 pi. Ja iga x-i jaoks leiame oma y. Näiteks kosinus 0 on 1. Seda saab kalkulaatoris ka arvutada. Et proovige, võtke nüüd kalkulaatorid ja proovige ise arvutada mõned väärtused. Vaatan ka. See on 1. Y võtab kosinus pi jagatud 2-ga. Peab olema 0. See on lihtsalt arvutamise küsimus. Ma loodan, et kõik seda oskavad. Kui ei oska ja kalkulaator olemas äkki, siis proovin praegu aidata. Sellised. Ja kui me hakkame miinusmärgiga arvutama, siis tuleb välja, et kosinus on sama. Kui me arvutame kosinus pi on -1 ja kosinus miinus pi on ka -1. Vot selline pilt tuleb. Ma ei tea, kas keegi teist teeb seda visikus ka, siis muidugi te ei jõua nii kiiresti. Aga kui ei tee lihtsalt vaadata, siis me võime edasi minna. Ja? Te võite märku anda. Olgu. Samamoodi nagu ma sinuse jaoks kirjutasin valemi, kosinuse jaoks ka kirjutan kosinus miinus x võrdub, ei ole seal miinus, kosinus x, et vahet ei ole, mis kosinus on täpselt sama. Täidame koordinaatelistik. Y-telje peale paneme 1 ja -1. 6 ruut on pi
3 ruutu on pi jagatud 2-ga. 9 ruutu on 3 pi jagatud 2-ga. 12 ruutu on 2 pi. Vot selline koordinaatelistik. Nüüd paneme kõik punktid peale. Punkt tuleb siin. Siin. Et graafik tuleb sarnane selle sinus funktsiooni graafikuga, et samamoodi tulevad ilusad lained. Aga need lained on natukene nihutatud, nagu natukene vasakule. Nüüd ma ühendan punktid. Vot selline joon. See on funktsiooni y võrdub kosinus x graafik. Ja on juba internetist võetud. Selle joone nimetus on kosinusoid. Ja see on ka perioodiline. Ja periood on täpselt sama nagu sinusfunktsiooni puhul. Kui me võtame selline osa, siis me märkame, et see kordub ja kordub ja kordub. See on selle funktsiooni periood 2 pi. On selle funktsiooni periood. Nüüd vaatame sarnased ülesanded. Kõigepealt graafiku järgi vaatame nullkohad. Nüüd me võtame punktid 3, 5, võtame 4. 3, 4. Kõigepealt siis 3. X kuulub -2,5 pi kuni 0. Ma võtan sinist värvi. -2,5 pi. 2,5 pi. Tegelikult ma siin seda ei näe. On umbes siin asub. -2,5 pi, see on sama suur nagu 5 pi jagatud 2-ga. -5 pi jagatud 2-ga. Kuni 0, siis teine piirang on siin. 0 kohad. Siin lõigab X telg ja siin ka, kuna siin on kandiline sulg, see tähendab, et -2,5 pi on kaasa arvatud. Null kohad. -5 pi jagatud 2-ga või -2,5 pi, see on sama. -3 pi jagatud 2-ga ja -pi jagatud 2-ga. Kolm tükki kokku. See oli siis 3. punkt. Nüüd on punkt number 4.
Selleks ma võtan rohelist värvi. Miinus pi jagatud 2-ga esimene piirang ja 2pi on teine piirang. Mõlemad sulud on ümmargused, see tähendab, et need otsad ei ole kaasa arvatud. See tähendab, et miinus pi jagatud 2-ga ei sobi siia. Sobib siis pi jagatud 2-ga ja 3pi jagatud 2-ga. Nullkohad on pi jagatud 2-ga ja 3pi jagatud 2-ga. Järgmine vahemik, punkt 5, on antud kraadides. Meil on vaja kõigepealt kraadid radiaanides muuta. 100 kraadi, see on x radiaan ja 180 kraadi on pi radiaan, siis x võrdub 100 pi jagatud 180-ga. See on siis jagame seda 20-ga. 5 pi jagatud 9-ga. Mitu ruutu see on? Kohe arvutan. 3,3 umbes. Ja teine ots 270 kraadi on x radiaan, 180 kraadi on pi radiaan. X võrdub 270 pi jagatud 180. X võrdub, jagame siin 60-ga. Ei ole 90-ga. 3 pi jagatud 2-ga. Et see 5 ma jätkan siin. Siis see vahemik, mis on antud, on miinus 5 pi jagatud 9-ga kuni 3 pi jagatud 2-ga. Mõlemad otsad on kaasa arvatud. Kasutan punast värvi. Panen kõigepealt seda esimene piirang. 3 ja 3, see on siis. See umbes asub siin. See esimene. Ja see teine on siin. Nullkohad siis. See ja kuna see ots on kaasa arvatud, siis see ka. Vastus. Miinus pi jagatud 2-ga. Kolm pi jagatud 2-ga. Oi, unustasin ühe. Pi jagatud 2-ga ja 3 pi jagatud 2-ga. Oot. See on siis 5. vastus. Järgmine märk on vaja panna. Märk. Teeme samasugused punktid, nagu meil oli seal esimene. 5, seda. Kui teil on mingisugused pakkumised, te võite ka kirjutada mulle. Kõigepealt teeme need. Kui on soov, siis me võime veel mõned võttasid. Kosinus 1,2 pi. 1,2 pi asub umbes siin. Selle kosinuse väärtus asub all, x telje all. See tähendab, et märk on miinus. Kolmas. Null koma viis pi, see on täpselt siin.
aga see on 0 koht. Me ei saa siin panna pluus ega miinus, siin ei ole seda. Siin on 0. 4. Kosinus 300 kraadi. 300 kraadi meil oli juba üks kord tehtud seda radiaanides. Ma vaatan, mis väärtus see oli. See oli 5 pi jagatud 3-ga. Vot siin me näeme seda. Viis pi jagatud 3-ga. Ja 5 pi jagatud 3-ga, mitu ruutu see oli? 10. 10 ruutu on umbes siin. Pluss. Nüüd on 9. Kosinus miinus 300. Kui me kasutame omadust, selle väärtus on sama nagu kosinus 300. Eks see on ka pluss. Siin isegi ei ole vaja panna. Kuna kui me vaatame kõik need positiivsed, et siin graafik on täpselt sama nagu siin. Et see Y-telg on nagu peegel. Et üks osa sümmeetriline teise osaga. Kui siin rohkem punkti ei huvita, keegi ei kirjutanud vist, siis me lähme edasi. Meil on 2 ülesandet veel. Nüüd on vaja otsustada, kumb on suurem. Teeme kõigepealt esimene. Vaatame edasi, kuidas läheb. 1,2 pi. Paneme seda siin. See on 1,2 pi. Ja selle kosinuse väärtus all 2,5 pi. 2,5 pi on see. Ja see asub X-telje peale. See on suurem, kuna see asub kõrgemal kohal. Ma siin kirjutan esimene punkt. Et kosinus 1,2 pi on väiksem kui kosinus 2,5 pi. Mis edasi meil? Võtame 5. 4. Võtame 7. Sest et 5 meil oli sarnane seda miinusega. Võtame 7. Kosinus 9, mis see tähendab? 9 radiaani. Kus see 9 radiaan, mitu ruutu see on? Pi on 3 radiaani umbes. Ja see on 6 ruutu. Siis 9, see on umbes 3 pi. Natukene siinpool. Ja 10. Aha, siin on huvitav küsimus. 9 radiaani. 3,14. Pi on 3,14. See on siis tõesti, mis on suurem. See graafiku järgi ligikaudu siin ei saa leida.
siin on, äkki proovime arvutada. Et mul on liiga väike see graafik. Mitu ruutu siin on? Okei, teeme nii. Et võrre aitab meile igal juhul siin. Et 9 me ei tea, mitu ruutu see on. Ja pi, see on 6 ruutu. Arvutame, siis mitu ruutu on 9 radiaani. 9 korrutame 6-ga, jagame piiga. Pi asemel 3,14. See on umbes 17,2 ruutu. Ja 10, see on x ruutu. Pi on 6 ruutu. X on 10 korda 6 jagatud piiga. 60 jagame 3,14-ga. 19. No umbes nii tuleb, jah. Siin on liiga ligikaudu, jah. Tuleb välja, et 17,2, see on see lähedam selle 3 piiga. Ja 19 ruutu, see on 1 ruut siia poole. Et mulle tundub, mis te ise arvate, ma ei tea. Et see teine väärtus on natukene kõrgem. Kuna see asub 3 piist natukene eemale, rohkem eemale kui see 9. Kosinus 9 on väiksem kui kosinus 10. Kui me võtame siin 8 näiteks, kosinus miinus 9, see on sama nagu kosinus 9 ja kosinus miinus 10 on sama nagu kosinus 10. Seda me juba 7. leidsime, et kosinus 9 on väiksem kui kosinus 10 radiaani. No selline ülesanne siin on ja vaja natukene suurema graafiku vist, et paremini aru saada. Aga põhimõte on selline, et on vaja leida seda x-i väärtus x-teelje peale, vaadata, kus graafik asub ja see koht, mis on kõrgem, see on siis suurem. No ja viimane ülesanne. Võtame siin teine punkt. Kosinus x võrdub miinus 0,5. Miinus 0,5, see on joon, mis on horisontaalne ja x-teljega paralleelne ja lõikab y-telg kohas miinus 0,5. Ja kõik need punktid, kus see sinine joon ja graafik lõikuvad oma vahel, kõik need punktid on meie vastused. Kas me oskame ka mõned vastused siin kirjutada? No näiteks see punkt ja see punkt. Siin tundub, et tuleb 4 ruutu. 4 ruutu, see tähendab, et see on 4 pi jagatud 6-ga. Kuna pi jagatud 6-ga on 1 ruut, siis 4 ruutu on nii, et 2 pi jagatud 3-ga. Ja kui võtate teine küsimärk, siin on 4, 5, 6, 7, 8 ruutu. 8 pi jagatud 6-ga ehk 4 pi jagatud 3-ga. No see ülesanne on natukene juba keerulisem. Aga sellega mul on kõik, kui te tahate midagi siit veel küsida, selle kosinuse ja sinuse kohta võib seda teha. Muidu ma lõpetan seda video ja räägime edasi.